on minu piibel ja ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Au olgu Jeesusele Kristusele. Ja nii nagu ma siin oma kogudusele ütlesin, et täna on selline võimalus, et täna saab igaüks sellele jutlusele pealkirja panna. Niisiis, me ju omame nüüd, see sündmus ei sündinud mitte eelmine nädal, eks ole, et Jeesus ülestmispüha oli, aga me tuletasime meelde taas, mis Jeesus oli meie jaoks teinud. Vaata, meil on antud see võimalus, et meil on ta sõna alles. Ja nii nagu me ikka tsiteerime, et kõik see, mis seal on kirjas, see kuulubki mulle. Ma omangi seda, mille eest Jeesus hinna maksis. Vahest teate, mina olen nii mõelnud, võib-olla teie ka, et ikka tuleb niisugune mõte, äkki ma ei ole ikka väärt ja peaks veel midagi tegema. Peaks veel mõnest nõelasilmast läbi pugema. Aga Jeesus ütleb, ma olen siin sinu juures. Ja hind, mida me tegelikult, mina võin küll öelda, mina ei mõtle iga päev sellele, et millise hinna ikkagi Jeesus meie eest maksis. Kas sina mõtled seda iga päev? Iga päev ei mõtle, aga mõnikord olen mõelnud. Jah, just, eks. Et vahest tõesti mõtled, et läheb nagu ütleme selles vanas rütmis, eks ole, et ma tean, mis ta mõjaks on teinud, aga siis, kui sa äkki teadvustad mingi hetk, vau, mul on ju vabadus kurjusest. Mul on ju kelle poole palvetada. Eks ju, kui ükskõik mis hädad tulevad. Mul on ju kelle peale loota. Aga ennem kui ma kristlane olin, kelle peale ma lootsin? Võib-olla ema tuleb appi või isa tuleb appi, eks ole. Võib-olla kellegi rahakott tuleb mulle appi, kui mul omal ei jagu piisavalt. Ja see on nagu loogiline. Siis mõtleme, siis see pärand on hästi oluline. Aga sellel tõesti on suur hind. Ja ma jõudsin täna sinna mäejutluseni, see on Matteuse 5. peatükk. Ma natuke puudutan praegu, natuke puudutan seda pärast. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk. Ja kui eesti keeles on see nii toredasti veel tõlgitud, et tuleb kohe kadedus peale, et tahaks kohe olla natuke kuku, eks ole ju. Sest siin on ilusti kirjutatud. Ava oma suu ja õpeta neid. Õndsad on need, kes on vaimust vaesed. Me kõik teame, aga teate, kui loeb seda meie kristlastena teame, meil on seletatud, me oleme ise seda rääkinud, mida see tegelikult tähendab. Aga kujutate, kui inimene loeb seda? Jah. Ilmalik mõtled. Ma mõtlen, kes ei tea, aga ta loeb seda, võib-olla esimest korda võtab piibli lahti ja loeb seda, et õndsad on need, kes on vaimust vaesed. Pole probleemi, las nad olla siis. Ega ei olegi, meil ka ei tohiks olla probleemi kui kõigi, aga tegelikult siin on mõeldud ülbed ja kõik niisugused, kes ütlevad, mina olen kõik võimas, mina suudan, mina saan ise. Aga siis, kui sa loed edasi, mina tahtsin just täna seista piiblis, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, nemad saavad küllaga. Ja teate, kui huvitav 5. salm ütleb seda, õndsad on tasased, nemad pärivad maa. Tahad maad pärandiks saada? Vat, näed, tasased. Huvitav. Mina ei saa küll enda kohta öelda, ma olen võib-olla loomu poolelt alistunud niimoodi Jumalale, aga et ma olen niisugune, ja ma arvan, et siin ei ole üldse mõeldud seda, meie loomu, et mõnel ongi nii lihtne olla tasane ja tark ja minul on kogu aeg pidur peal, et kuule, ära lõuga jälle ja ära teeni kõva häält ja et ma arvan, et siin ei ole üldse seda mõeldud, vaid siin on just nimelt, et me tuleme, õndsad on tasased, nemad pärivad, ma arvan, see on see alistumise tasasus. See on see aistumine. Ma ütlen, nagu me siin ennem palvetasime enne leiva murdmist, et me tõesti kuulutame, et sina oled meil on nälg ja janu sinu järele. Ja kui meil ei ole seda olnud, issand, siis anna meile andeks ja me januneme. Ta ütleb,
et meie Jumal, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ups, Vana Testament ütleb ju, pihuks ja põrmuks, kui sa näed Jumalat. Aga praegu Jeesuse kaudu meil on ligipääs tema autrooni ette. Me võime maimus minna sinna ülesse. Õndsad on need, kes näevad Jumalat. Mil moel sa näed? Kas mina olen näinud vahest palistust, mina olen näinud mitmel pool, ma tean, et ta seal on, ma ei ole teda palgesse näinud, aga sõna ütleb nii. Niisiis, rahutegijad, see on nagu üks, me ütleme, kas meil siis, me mitte midagi, me oleme nüüd nii vabaks otsad, meil mitte mingit ühtegi nõudmist ei ole enam meile või. Aga kui ma loen mäejutlust, just nagu oleks nõudmised, eks ole ju. Ole alistunud, ole leplik, ära ole riiakas, no kuidas ma seda teistmoodi seletaks. Nii et isegi õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, et kui minu pärast laimatakse Jumala pärast, kõik niisugused asjad. Ja ma tahan, ma ei tea, kui keegi teab, et alles hiljuti eelmine nädal oli matus, suri ära niisugune Jumala suur ülistaja. Nad moodustasid oma vennaga ansambli Sokolov Brothers. On teile tuttav? Ei ole üldse tuttav? Ei kuulnud vist ole. Nii, minu jaoks oli ta üks bänd, mida ma tõesti kuulasin. Nad muidugi laulavad vene keeles, aga see on minule mõistetav keel, pole, aga see missugune kirg. Ja nüüd üks noorem vendadest suri 50-aastasena infarkti ja ta suri praktiliselt konverentsi keskel. Niimoodi, et üks osa konverentsist sai peetud ja siis sai infarkti ja siis mõtleme, oi, miks küll niimoodi juhtub, oi, kuidas niimoodi küll. Tead, Jumal ei mõtle sellele surmale nii nagu meiest. Ma mäletan, kui minu ema suri, mu jaoks oli see kohutav katastroof. Ma mõtlesin, kus see hea Jumal on? No kus on see hea Jumal? Nüüd ta võtab selle ainukese ka veel, mis meil oli vanema ja aga see sama, ta ütleb, see Andrei räägib, see on tema tunnistus, mitte minu tunnistus. Ta ütleb, nad teenisid kuskil Põhjas Venemaal. Ja seal nad liikusid ühest linnast teise ja nendega kaasas siis sõitis, nii kaua kui nad ühest linnast teise sõitsid, üks noormees. Ta ütleb, hästi innukas noormees oli niisugune tuline ja noor ülistaja ja siis, kui nad autos sõidavad, siis see noormees hakkab neile rääkima. Tead, mulle tundub, et ma tõesti sain selle Jumala käest selle ilmutuse, et võtke vabalt. Ja siis see vendadest, kes on Andrei, kes on nüüd surnud, või ta issanda juurde, ega ta pole ju surnud, ta läks ju oma issanda juurde. Tema kuuleb seda juttu ja ütleb, et ma kuidagi ei saa nagu leppida, aga ta algus lasi ta lihtsalt vahutada. Ja siis ta ütleb, et aga piibel ju õpetab, et minu Jumal on püha, mina pean taotlema pühadust. Nagu me loeme seda, mis on see mäejutluse osa. Ja õndsad on tasased, nemad pärivad maa, siis või et puhtad südamelt, nemad näevad Jumalat. Tead, kui nüüd kuulata, teda pani mõtlema väga selle noormehe jutt ja ta ütles, no nii, ma ei ole kellelegi võlgu nüüd, nii nagu ma ei ole mitte midagi kohustatud tegema, ma ei ole kohustatud ülistama, ma olen täiesti vaba, ma teen just, mis ma tahan, aga siis nagu see Aga piiblis ja siis see Andrei, see Sokolov ütleb niimoodi, kuule vend, mina olen ka piiblit lugenud ja mina ei saa kuskilt piiblist niimoodi aru, et ma pean kuidagi väga vabalt võtma. Ta lausa ütles, et me oleme Jumalat kohustatud justkui teenima, mitte kohustatud, aga see on nagu, ta ütleb, see on nagu armastuse vili. Kogu oma jõust, kogu oma väest, kogu oma tahtest. Olete kuulnud seda sõna, eks ju? See ei ole mingi uudis. Ja 1. Korintos 14 ütleb niimoodi, et taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimu ande, eriti prohvetliku kõne. Mis tähendab innukad? Nagu... No kirglik, eks ole. Innukas ei ole see, et oi ma õudselt tahaks, no nii tahaks Moonikat endale naiseks võtta, ma arvan, et sul alles oli see niuke mõte, et nii suur kirg oli. Aga nüüd oleme me äkki selles kohas väljas, me hääbume ära selles, Jeesusega kohtudes meil oli kõik nii värske ja mingi aeg me nagu hääbume. Ta ütleb, tegelikult piibel räägib, meil on see
tarkus püha vaimu poolt, et ta tuletab meile seda meelde ja mis kõige huvitavam, mis ta nüüd huvitav, sa oled kindlasti kuulnud, aga mind paneb hämmastama alati see, mida Jumal räägib, tehke. Selle kohta, seda igatseb ka saatan. Jakobuse 4:5. Või arvate, et pühakiri ütleb asjata kadeduseni, ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse. Meie sees on püha vaim. See on see tuli, mis meie sees. Me ütleme, no mis tuli minus siis nii väga ikka on niimoodi. Aga tegelikult ikka on ju. Proovi sulle rääkida midagi Jeesuse vastu, sa ärkad nagu unest kohe, eks ole. Ja ütled, kuule, kas sa ei tea sõna, mis ütleb? No me räägime väga ilus, mäletate väga ilus inimene välimuselt, Whitney Houston, tuleb teile meelde. Temal väga ilusad laulud, no tõesti. Mõned inimesed käisid ta kontsertitel, jumaldasid teda. Mehed jumaldasid, kui ilus. Ja no see film on sellest, jah. Aga tal oli imeline and. Mis te arvate, kes talle selle anni andis? Absoluutselt. Aga mis ta selle anniga tegi? Kas ta teenis sellega Jumalat? Kas ta kuulus Jumalale? Pigem maailmale, just täpselt. Vaata, Jumal annab meile andeid. Ja me võime öelda, kuule, me ei ole keegi võib-olla siin nii täiuslik, nagu Whitney Houston oli, eks ju. Aga mis sa teed oma andidega, kui sa tead tõde? Kui sa oled vabaduse kätte saanud, kui ma saan teada Jumala käest, milleks mulle need annid on antud? Mis ma teen selle anniga? Ja ma olen seda küll ja küll näinud. Siin ja seal, nooremaid ja vanemaid. Kui saab maailmas kuulsaks, ma lähen sinna teenima. Mis see kogudus, see nüüd mingi tähtis koht ikka saaks maailmas kuulsaks. Ja ma olen näinud neid noori mehi ja neid naisi. Nad on läinud sinna maailma. Nad on saanud seal kuulsaks. Aga lõpuks küsitakse, keda sa teenisid, kelle oma sa olid. See, et sa ilusti laulsid nagu ööbik terve oma elu siin, see on ju ilus. Aga kellele sa kuulusid? Kas sa said selle Jumala vabaduse kuskilt kätte? Jumal, sõna ütleb, et ma tahan sind igatseda neid ande, nagu ma just lugesin. Ma nõuan lausa neid ande. Ma tahan nendega teisi inimesi teenida. Ja minule tundub isegi see lause on natuke imelik. Varem, kui ma olin maailma inimene, mulle väga meeldib inimestega suhelda. Ma olen ikka küllaltki avatud suhtleja ja ma tahaks inimesi aidata. See on minul nii loomu omal, et kui vähegi saan, ma tahan tõesti aidata. Aga tead, kui ma Jumala vastu, siis ma sain äkki aru, aga Jumal annab veel mulle ande lisaks, millega saab inimesi aidata. See on ju veel rohkem. See on minule mõni võib-olla mõtleb, et saaks ennast aidata, mis me siin siis nüüd nagu teistest aitaks kõigepealt ise ennast. Ja siis see vend ehk Andrei Sokolov vastab siis sellele vennale. Ma mõistan kuidagi teisiti Jumala kiitust ja Jumala kummardamist kui sina. Kui ma loen sõna, ei suuda see mind kuidagi lõdvestada. Ta ütleb, tal oli mitmeid kirjakohad, selle vennaga, siis ma jagan seda sinuga ka, Matteus 11:12 ütleb nii. Risti Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Matteuse 16:24. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Ja Korintuse esimeses kirjas 9:24, eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ma loen siit natuke veel edasi 25 ja 26 ka. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Huvitav, kuidas siis võistlejad on kasinad? Jumala reeglidki on teisiti. Kui ma võistlen, siis olgu mul kõik hea varustus, nii nagu peab. Viimase peal need veepudelid teeres, kõik varustus olgu, ma tahan võtvat niimoodi ma võistlen, olgu kõik varustus. Aga siin räägib mingist imelikust, kasin ole kõiges. Ole alistunud, kasinus tähendab leplik alistumine. Ma nõuan, kui mina jooksen võidujooksus, olgu olla. Tossud kindlasti peaksid jalas olema. Et võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat tärga. Ta võrdleb siin nüüd siis seda nagu võidujooksmist sellist, kui ütleme nagu võistlemist. Aga meie
et saada närtsimatut. Me hakkasime jooksma ja me jookseme lõpuni edasi. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes. Ma mõistan, et sellel kaasas käib meeleparandus. Ma mõistan, et ma jooksen, et võita ja et kogudus maa peal. Meil on antud üks imeline asi, võimalus koguneda kokku. Võimalus koguneda, selle eest on makstud Jeesuse poolt väga suur hind. Ja kui me mõtleme praegu, palju on siis neid instantse, me võime kultuurimajja minna, noorteklubisse minna, teatrisse minna, vahest tulevad mõned kristlikud, enamasti ei tule. Enamasti on see koht, kus meie kristlased saavad oma vaimuliku toidu, me tuleme kogudusena kokku. No ja siis võib ju öelda, noore vastpöördununa mina mäletan kõik palved, mis ma palvetasin, see oli ikka, kohe ikka läksid kohe ikka täide. No kohe läksid ludinal täide, mida iganes palud, kõik toimib. Aga siis tuli üks aeg, mul on üks palve, mida ma olen 35 aastat palvetanud, ei ole veel täide läinud. Tead, ma sain aru, et Jumal õpetab meile ustavust. Õpetab kindlaks jäämist. Vaat see on ka selle üks teistsugune võidujooks. Ja kui sa vaatad kellegi inimese peale ja vaatad umbes, oot, ma nüüd lähen teda küll kuulama, vaat temal on üks eriline võidmine. Ja tead, kui sa hakkad siis tema elulugu lugema, selle, kes on võitud, siis see elulugu räägib sellest, et ta on läbi käinud väga rasketest asjadest. Ta on pidanud, nagu ütleme, väga pikalt olema ustav ja püsiv ja järjekindel ja kannatlik ja mida kõike veel. Ükskõik missugune muusik, seesama Sokolovi vennad ütlevad ka, et kui tema läks piiblikooli, siis piiblikooli järel, seal oli niimoodi mõeldud, et kui sa lähed piiblikooli, et siis sa saaksid ainult õppida. See minul ei tulnud see välja, mul oli juba laps olemas, mul oli naine. Ma pidin otsima peale piiblikooli omale töökoha. Ta otsiski ja sai siis selle, kes teeb segu. Too aeg veel oli, ma ei tea, 91. aastal ta sai päästetud, siis sinna kanti see kuskil 91, et ta tegi nagu labidaga, pani seda segu ja leiva ja segas ära ja siis need mehed ladusid müüri, need, kes oskasid müüri laduda. Aga nemad oma vennaga, Sergei ja Aleksander, nemad on olnud mõlemad nagu õppinudki muusikutes, nad olid ka maailmas muusikud. Ja ühel hetkel Jumala vaim justkui kõnetas, mitte justkui, kõnetas seda vanemat venda ja see vanem vend tuli koju, rääkis kõigile, nüüd ma võtsin Jumala vastu ja siis läks aasta mööda, ta ütles, teate, mina kuulasin seda tunnistust, kui ta küsib, kas te tahate, et ma ütlen teile, mida me vend mulle rääkis või see tookord meile, ema, ta pani kõik ema ja kõik istuma sinna, isa ja kõik ja kuulake nüüd, mis ma teile räägin. Siis ta ütles, ma ei saanud mitte midagi aru. Ja mina mäletan tagasi, kui ma mõtlen seda oma aega, kui mulle Jumalast, aga tead, see kuidagi puudutab niimoodi, et see puudutab midagi kuskilt siit seest. Mõistusega võib-olla sain väga vähe jutust aru. Ja ta ütleb, ma ei saanud mitte midagi aru. Aga millest ma aru sain? Mu venna silmad särasid, ta oli nii veendunud, vaat seda ma tahtsin endale ka. Ja tegelikult Jeesus teeb meid vabaks mingil väga hämmastaval moel, et ühe inimese sees on selline kirg. Ja kui see Sokolovi vennad, ta ütleb, et kui ta siis, vend tuli Jumala juurde, siis tema tuli aasta pärast järgi, siis ta ütles, ma olin nii tühjaks jooksnud, et inimesed maailmas tulid, ütlesid, milliseid laule ma pean looma ja kuidas ma pean tegema, mis ma sinna laulusse pean panema. Ta ütles, ma olin nii siiber, et ma ei tahtnud näha mitte kedagi. Ja siis ta ütles, kui ta Jumala vastu võttis, Jumal, ma ei tee enam maailmale mitte ühtegi laulu. Ma tahan ainult sind kiita ja ülistada. Ja ta pidas oma sõna, kuni viimase lõpuni. Ta tõesti oli ülistuse, nagu õpetas teistele ka ülistust. Ta ütles, et tead, ma oman, need ei ole minu sõnad, kuigi ma ise olen tema sõnadega väga nõus, et meil on privileeg teenida Jumalat, kes me oleme Jumala vastu võtnud. Me võime öelda, mis privileegi siin siis nii väga ongi. Kohe. Tead, ma tean ühte tõde.
ja ma mõtlen selle peale, ma olen selle peale tihti mõelnud. Et teate, kui palju ma olen näinud kogudustes, mitte meie koguduses ei olegi vist sellist võimalust eriti olla, mõnel võib-olla on, mõnedel on olnud küll siin jah võimalus, on ka ära kadunud, et kui sa tuled Jumala kogudusse, siis tegelikult, kuidas sa kasvad? Miks on nii palju vaimulikke beebisid? Sellepärast nad ei teeni Jumalat. Nad ei teeni, nad tulevad ja ainult saavad, aga tead, kui sa pikka aega, ma saan alles tuled Jumala juurde, õpid seda asja, siis on täitsa okei. Sa alles kohaned selle koguduse, tulid kuskilt mujalt elamas, sa alles koguned selle, see on täitsa okei. Sul on antud see, nagu öeldakse, see on normaalne aklimatiseerumine, ütlen mina selle kohta niimoodi. Aga ühel ajal äkki sa vajad ühte tegutsemist, sest et tehes me õpime. Mõni ütleb, ei no jah, et vahel me eksime, mina ei ole nii täiuslik ja mina ei hakka siin midagi teema, mul ei tule nii hästi välja ja ma ei ole üldse nii täiuslik. Ja mis siis? Me oleme kõik õppinud, kõik kukkunud, kõik tõusime püsti ja mis sa mõtled, et meid ei ole solvatud siin või? Ikka on. Sa paned oma tead viimase välja ja siis tulid kõik, ei, see ikka ei olnud, see tulid üldse hästi välja. Ära lase ennast solvata. Sina teenid Jumalat, sa ei teeni nii. Inimesed, me teenime selles mõttes inimestega, et me juhime nad ülistusse. Ja ega muidu Jeesus ei öelnud meile seda, kuigi ta ütleb, et jah, otsige seda, mis ma teile olen. Aga ta ütleb, et Johannese kirjas ta ütleb nii ilusti, te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja mina olen aru saanud, või see on nüüd nagu täpselt minu lause see, et tead, mina olen aru saanud, et minu teed ei ole enam minu teed. Ja ma tegelikult olen väga tänulik selle vabaduse eest mõista ja saada aru, et mina tahangi käia Jumala teed. Ja teate, kõige selle keskel, kui ma lugesin seda mäejutlust nüüd uuesti, siis ma mõtlesin selle peale, kui Jeesus seal ristil on. No see on ju kõik need ülestumispühade sündmused praegu, mis on olnud. Kuidas ta nii alistunud oli? Jah, vaat sellepärast oligi, et ta usaldas oma Jumalat ja ma vaatasin, et tõlked üle eesti keeles, ta ütleb tasane, eestikeelses tõlkes on tõlgitud, seal ta oli tasane, aga see vastab õrn, mitte pahatahtlik, rahumeelne, oli alistunud. Aga Jeesus oli ju nagu Jumal. Ja ometi ta oli nii õrn nagu väike laps. Ma tean sõnast, et Jeesus oli kõik võimas. Ta on alati olemas olnud ja ta on alati kohal sinu kõrval. Ja selle ajal ma leidsin paar niisugust hämmastavat kirja kohta, mis kinnitab seda. Muidugi me teame, et meil on piiblisse lugenud, aga Saalomoni tarkuse raamatus 14.6 ütleb, sest ka muiste, kui ülbed hiiglased hukkusid, põgenes maailma lootus viletsasse laeva ja säilitas uue sugupõlve seemne, kuna ju sinu käsi seda laeva tüüris. Jah, noalaev, eks ole. Kui sa mõtled praegu, on täitsa tõsi ju, eks ju. Tema tüüris, Jumal pani ju selle laeva ukse ka kinni, kus kõik loomad sisse läksid. Ei saanud usaldada. Isegi laeva luuk üleval oli kinni pandud, selle noa tegi alles hiljem lahti. Kujutate, kui sealt tulid kõik vett sisse pursanud. Aga sealt ju tuli. Keegi isegi ei teadnud too aeg, mis tähendab veeuputust, ta ehitas ju täiesti kuivale maale. Ta ütleb, need hiiglased, mis seal elasid, need olid hiiglased, kes seal elasid. Aga nende ainult pisike seeme, väike hulk päästeti. Kuidas Jumal küll arvas, et selle väikse hulgaga hakkama saab? Tead, sellest mul tuleb küll usaldada, et tead, Jumal teab, kuidas ta asju juhib. Ma mõtlen meie kohta, kuidas Jumal selle väikese hulgaga siin seemnega hakkama saab? Tundub, et väga hästi. Tema ei jää hiljaks. Tema ja siis Siiraki raamatus, issand, ma tahan seda täitsa lugeda kohe. See on... Ma võtan selle välja, see on apokrüfid siis ja kohe 159 mul endale kirjutatud siia nüke.
Ei olnud see koht, see on siis 39 salm. Jeesus siirab 39 ma kohe. Nii, leidsin üles. Nii, 15. salmist. Isegi 15. lõpp mulle tundus. Siin viimane lõpp. Ja ülistades öelge nõnda. Ma ei räägi sellest eelnevast, just see viimane lause 15 salmis. Nii et 39-15. Ülistades ütelge nõnda. No kuna ma olin selle laine peal, ma rääkisin sellest Sokolöö vendadest, et nemad teenisid ülistusega Jumalat. Me tihti mõtleme, no mis ma siin ülistusega ikka nii väga, no mis ma siis siin teha saan? No üks mängib ju seal sünti ja teine mängib seda kitarri, no mis mina siin ülistuses teha saan? Just, sa saad kaasa laulda, sa saad südamega kaasas olla. Meil on siin sees rätikud, meil on siin lipud. Okei, sa ütled, see ei ole minu osa. Seal on meil need kõristajad, meil on tegelikult need asju. Aga miks ma seda pean tegema? Aga miks? Ma võin niisama siin istuda. Aga äkki Jumala vaim õhutab sind ülesse. Ma tahan midagi teha. Kas tõesti Jumal on sulle andnud ainult suuve ja ainult silma? Tead, on sulle käe andnud. Kui mina valmistan jutlust, sa usud, ja kui Lea valmistab ülistust või Aivo valmistab ülistust, kas ta kasutab selleks ainult oma suud või? Ei kasuta ju käsi ja mõtlemist ja isegi see, et ta tuleb kohale, tuleb jalgadega siia, eks ole ju. Kõik see ülistab Jumalat. Nii et tegelikult, aga kas ta siis on väärt seda ülistust? No ma leidsin piiblist küll need kirjakohad, et on küll väärt. Kõik issanda teod, 16. salm 39, kõik issanda teod on väga head. Ja kõik, mis ta seab, sünnib õigel ajal. No ikka, kui tihti me arvame, et ei, ta jääb hiljaks, on ju? Mina olen küll vahest arvanud nii. Ärgu öelgu, mis see on, milleks see on, sest kõik uuritakse omal ajal. Tema sõna läbi seisis vesi otse kui mäena ja tema suu ütlemisest sündisid vete kogunemiskohad. Tema käsul sünnib kõik, mis ta tahab ja ei ole kedagi, kes takistaks tema lunastust. Tema lunastuse tööd ei takista mitte keegi. Meie tihti mõtlesime, et seisame ees tal seal nagu tropina. Aga ta ütleb, ei seisa. Siis läheme kaasa selle pundiga. Kuulutame tema lunastust. Tema ees on kõikide teod ja tema silmadele ei jää midagi varjuks. Ei, aga läheks äkki mere sügavusse või peidaks kuskil taha mägedesse või see on ju ka piiblis juba meile räägitud 39. laulus, et ükskõik kus sina lähed, Jumal leiab su ikka üles, absoluutselt. Tema vaatleb igavikust igavikku ja miski ei ole temale imestusväärne. Tead, vahest meile on mõned asjad imestusväärsed. Ärgu öeldagu, mis see on, milleks see on, sest kõik on loodud otstarbe järgi. Ja 22, ma tegelikult mõtlesin 21. lõpetada, tema õnnistus tulvab nagu jõgi. Otse tulvaveena jootes meid. Nii et tema õnnistus on meie keskel. Ja kui ma seda kodus mõtlesin, siis ma lugesin seda toredat lugu. See on kirjas 4. Moosese raamatus 13. peatükis. Ja see räägib lugu sellest, kuidas Jumala rahvas on tulnud nüüd ja neid juhatatakse tõotatud maale. Tead seda lugu, Kaalep ja Joosue ja siis ega nad ei läinud ainult kahekesi, see oli 30-18 veel, eks ole. Ja nad läksid siis sinna maale. Ma ütleks selle kohta korraldati üks luureretk ja aruanne koosnes 2 meest, nendel oli oma aruanne, aga 38, nendel oli oma palgeline aruanne. Sellepärast need 2 meest kandsid oma õlgadel. Nii suur viinakobar oli, viinamarja kobar, et ühe põikpuuga kandsid õlgade peal ühte kobarat. No meile tundub täitsa nagu, kuidas niisugused võivad kasvada. Aga piibel räägib. Nad kandsid viinamarju kobarat õlgades ja tead, niisugune mõttelend, kes kannab seda, kes kannab Jumala koormat, kes kannab neid Jumala õnnistusi, seda suuremaks läheb tema usaldus Jumala vastu. Kui ta näeb õnnistusi, kui ta näeb seda, et ta saab Jumala peale loota. Ja ta ütleb, et mõtle nüüd, Joosep ja Kaalep on seal
Nad ei ole ühtegi kobarat veel välja valinud. Kindlasti nad maitsesid. Kuidas nii suured? No saad aru, et üks kobar mahub 2 mehe õlgade vahele. Mõtled, et noh, võtsid sealt, maitsesid ja sealt. Ma usun, see, kes seda kandma hakkab, need olid ka maitsnud, mis maitse sellel oli. Ta ütleb, maitske mind, maitske, et ma olen hea, ma olen magus. Ma maitsen päris hästi, Jumal ju, see on sõnas ka meile öeldud. Nii et, ja paljud, tead, kes maitsevad Jumala armu ja armastust, ei saa enam maailma asjadest aru. Ma kohe selgitan, mis ma selle all mõtlen. Maailma, nad ei suuda maailma enam vaadata kainelt, võib-olla kõlaks niimoodi minu selgitus. Sa oled rahus, mitte sellepärast, et sa oled superisik, vaid selle tõttu, et sa oled maitsnud palju. Sa oled maitsnud, osad kristlased ja mitte kristlased tahavad Jumalat panna tegema see, mida nemad tahavad, et Jumal teeks. Mitte, noh, umbes, et nendel on nüüd nii võimas mäekõrgune usk ja me ikka ütleme Jumalale, et vaat su sõna ütleb nii ja tee nüüd nii ja tead, ma ütlen sulle, meie ei suuda iialgi Jumalat liigutada. Üleüldiselt mulle tundub, et Jumal ei taha, et sina teda liigutaksid. Ma selgitan. Näiteks teed koostööd uue inimesega. Just alles hiljuti ma kuulsin seda näidet lihtsalt siin elust enesest, et korraldavad ühte asja ja siis täiesti, mina olen selle inimesega koos tööd teinud, meil sujus väga hästi, aga vaata, kui sa töötad inimesega koos, kellega sa ei ole varem koos töötanud, sa võid väga hästi sobida, aga võib täiesti olla nii, et ta mõtleb nii teistmoodi kui sina. Ja siis ta ütleb, et tead, ma niisugune tunne, et ma nagu raiuks rauda. No ei jõua kohale minu mõte. Ja siis ma lihtsalt, mida sa otsustad? Kas sa nüüd vihastad selle inimese peale ja ütled, ma ei tee siin mitte midagi? Või lihtsalt otsustad, okei, tee sina nüüd niimoodi omamoodi, ma võtan teatud vastutusalad enda peale. Olete kogenud seda, et noh, mõne inimesega ongi nagu jah, ei suuda tööd, aga kui sa nüüd oled selle inimesega koos, söönud koos, kui sa oled temaga natuke rohkem asju koos teinud, siis tegelikult hakkavad need asjad nagu, ma kujutan ette, et millegipärast võib-olla mõnega ei suudagi koostööd teha, aga see, mida Joosep ja Kaalep seal ütlesid ja mida ütlesid 30:18, no kas sina nägid ka Joosep ja Kaalep neid hiiglaseid või? Ta ütles, tead, mis ta vastas? Me võidame mingi üles mäestikud, me suudame küll nad ära võita, me suudame võidu saavutada. Täiesti niimoodi ütles, aga teised, ei, nad on hiiglased, see on nii õude maa, seal need neelab kohe inimesed, see maa neelab inimesed ära. No kuidas ta siis neelas, kui nad elasid ju seal, eks ju? Ja siis, vaata, me tihti ütleme, mida sa räägid omaga? Mida sa räägid oma suust? Kas sa oled Jumalat maitsnud või sa räägid sellest, nagu me ütleme, me oleme selles inimlikus reaalsuses. Ei, ma pean ennast hoidma, ma ei hakka siin midagi välja pakkuma, ma siin ei lähe mingisse siuksesse eufooriasse, lõpuks, mis see Jumal üldse mulle andnud on. Tuleb tuttavad mõtted ette. Minul vahest on küll olnud sellised mõtted. Kui sa oled püha vaimu all, siis see on maailma parim vein. Ja tegelikult, nagu ütleme, mina ütlen, et Joosep ja Kaalep maitses neid viinamarju ja nemad said selle maitse suhu ja nemad isegi ei märganud, et need olid hiiglased ja nad lihtsalt, niisugune tunne nagu, nad lihtsalt vastasid, kas te nägite hiiglast, aga me võidame nad ära. No täiesti absurdne vastus, eks ju. Ta teadis, Jumal ütles, minge võtke see maa. Ta ütleb lausa, minge mägedesse. Jumal saatis nad mägedesse, minge sinna kõrgematesse kohtades, vaadake ülevalt alla, vaadake, kuidas see välja näeb. Ma just alles hiljuti lugesin seepärast, et sa võid olla oma elus väga kaine, väga loogiline, väga ratsionaalne. Sinu vaimne nägemine aga erineb täiesti Kaalep ja Joosua nägemisest. Kui oluline on see, et me täituksime püha vaimuga. Teate, ma ütlen sulle, püha vaim sünnitab naeru, rõõmu ja naer on üks kõige tugevam palve. Vahel tuleks oma probleemid isegi lausa välja naerda. Ma mäletan ühte kogemust oma isiklikus elus, see oli vist ühe minu lapsega ja tead, saatan tuleb mulle ütlema, see ei toimi. Ma ei tea, kus see äkki pääses. Ma hakkasin niimoodi naerma
ja niuke tunne nagu, no kus see tuli? Ja tead, ma pärast sain nagu aru, see oli rohkem kui mu palve. Sest ma lihtsalt, no vaat lihtsalt juhtus ja siin ma mõtlen vahest tõesti see naer on üks nii võimas relv, mis meil on antud, tõesti me tahaks rohkem, mina igatseks rohkem seda asja. Niisiis, aga kui sina oled näiteks, me oleme nii kained, me oleme nii ratsionaalsed, me solvume, meid solvati, me läheme nüüd ära. Ja tead, kui sa oled nii solvuv inimene, jäta siis see kuradikeste seltskond, joo parem rohkem. Ma jõuta sind üles mitte alkoholi joomisele, ma jõuta sind üles püha vaimu joomisele. Et tegelikult, vaata, natuke on see siiski alkoholiga sarnane. Kes kunagi on alkoholi proovinud, mina olen, siis tead sa, niuke tuleb küll niuke natuke kerglen tunne, mis sa tühja pärast muretsed, eks ole ju. Ja siis mõtled, et Jumal annab meile teatud mõistmise oma sõnas ja ma tõesti peaks muretsema, aga ma ei muretse. Oled kogenud seda? Eks? Täiesti rahulik, teised inimesed, kuidas sa suudad niimoodi üldse elada, et sa ei muretse? Kuidas ma saaks ühtegi küünart oma elule juurde lisada, kui Jumal mulle seda ei anna? Kuidas ma saaksin? Jumal on ju kõik ja igal pool, ma usaldan parem teda. Tead, miks mulle meeldib Jumala sõna niivõrd metsikult hästi, tõesti mõtlen. Tead, meie inimesed, no see on nüüd suur ilmutus, aga mis siis ikka. Tead, kui sa suhtled Jumalaga, sa ei saa jääda kaineks, sa ei saa jääda selleks ratsionaalseks, kõik on nii nagu peab, täpselt kirjatäht kirjutab, täpselt nii on. Tead, sa muutudki pisut niisuguseks nagu, oledki natuke muretu, natuke joobnud. Oota, Jumal ütleb, usalda mind. Tead, minu taevane isa, tema ei ela ka ainult iseendale. Tead, kellele ta elab? Meile. Seda ka, aga algselt oli see, ta elab oma pojas. Ta on oma pojas ja poeg ei ole üldse iseendas, ta on isas. Ja teate, püha vaim, tema pole ka üldse iseendas või nagu enesekeskne. Tead, kelles tema elab? Meis. Püha vaim elab meis, ta on sinus, et vahest, mis vahe on Kristusel ja antikristusel, kas te teate või? Kristus, Jeesus Kristus on see, kes teeb oma isa tahet, aga antikristus on see, kes teeb enda tahet, lihaimu tahet. Ja sellepärast, et ta ütleb, ma ei räägi teile mitte iseendast, ma räägin, mis isa mulle on ilmutanud. Vaata, sa oled kellegi teise eest väljas. Me tihti inimestena oleme, kuidas, me oleme nii iseenda sees, me oleme selle tõttu vahel ka nii kurvad, nii kurnatud. Me töötame muudkui, teate, ma räägin teile tõesti sellest teisest, me üritame olla õudsalt tublid. Me nii proovime ise kõiki teha. Me töötame iseendaga, me muudame kogu aeg iseennast, me mõtleme, mis teised meist arvavad. Vaata, teistel on, aga minul ei ole. Teistel on abikaasad, kellel on, aga minul seda ei ole. No ma ei hakka siit edasi rääkima, mis selle abikaasal on või ei ole. Teistel on lapsed, aga minul ei ole. Siis kui mul on piisavad, vaat siis ma tulen ja panen õla alla ja toetan ka kogudust. Aga tegelikult ma ju tean küll, et see on Jumala poolt väga hästi hea plaan ja et ma tean, et Jumala tahe sünnib koguduse kaudu ja ma tean seda. Aga nüüd ma toon võrdpildiks koguduse ja ma toon perekonna. Kujutate, sa kuulud perekonda ja nüüd, kui sa oled ühes perekonnas, siis sa ütled, alles siis, kui kõik minu vajadused on täidetud, ma hakkan alles oma perekonda teenima. Tundub absurdne, eks ole. Aga koguduse puhul, mis see kogudus mulle ikka siis nii väga andnud on? Või tulen üks päev ja ütlen oma perekonnas niimoodi, minuga ei tohi niimoodi rääkida. Ma olen siin ikkagi lõppude lõpuks keegi. Või kogudus, ma olen siin juba 20 aastat koguduses olnud. Ma ei ole mingi kerglase suhtumisega inimene. Oledki liiga kaine, tead. Või ütled, mis see kogudus mulle üldse andnud on. Tead, ma sain ka vastuse sellele. Jumala sõna ütleb ka sellele vastuse. Kõik, mis sinul on, kõik, mis annid sulle Jumal on andnud, kõik on ühiseks kasuks kogudusele. Ja kui see kogudus ei ole, kuidas ta saad siis teada, et need on ühiseks? Kuidas tead üldse, mis annid sul on?
On ju? Kodus võib-olla üldse ei avaldu. Me oleme nii endas vahest, et me kannatame lausa iseenda pärast. Tuleb koju töölt, naine on seal endas. Mees on iseendas. Aga teate, kuidas armunutega on? Sa oled kindlasti kuulnud Romeo ja Julia lugu. Romeo elas Julias, Julia elas Romeos. Romeo, Julia, ma ei taha üldse, kuidas minul läheb, ma tahan, et sinul, Julia, läks imesti. See on armunud, eks ole. Me oma Jumalas, sellepärast armastus tõmbab su endast välja. Jumal on armastus. Ta tõmbab meid nagu meie enda olemisest väljas. Ja Jumal lõi inimese mitte enda pärast umbes niimoodi, et vaata ma Jumal, ma olen niuke suur Jumal, ma olen niuke võimas Jumal, ma olen jõuline Jumal, ma toon tormi ja tuule ja ma toon tuisu ja ma toon raheterad ja ma tead, ma olen Jumal, ma näitan sulle. Ei, kui ma vaatan Jeesuse peale, mis Jeesus tegi ristil, ta oli nii alistunud, ta oli nii õrn seal. Siis ütleb veel lõpuks seal risti peal isa alla neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Kas see ei ole alistumine? Aga ma arvan, et tal oli midagi suuremat teada. Ta teadis, et armastusega võidab rohkem kui selle kurjuse ja väega ja võimuga ja meelevallaga, kuigi seda on ka vaja meelevalda. Jumal lõi inimese, et jagada temaga enda rõõmu. Jagada seda, mis ta on teinud meie jaoks. Ja meie kogu mõtleme, saaks kuidagi olla Jumalale meelepärane, saaks seda ja saaks teist ja kolmandat, oleks nii ja me muudku tahame ise ennast muuta. Selle asemel lihtsalt paluda. Tead Jumal, ma ei saa hakkama. Tule mulle appi. Püha vaim aita mind. Ma tõesti ei saa ise hakkama. Mulle ei õnnestu, ma olen proovinud. Ma tean iseendast, ma räägin praegu iseendast. Kui palju ma olen proovinud ja ei tule välja. Aga ebajumalad on ka ühed huvitavad asjad. Võrreldes meie Jumala armastusega võrreldes. Teate, kuidas ebajumalad toimivad? Te teate ju kõik need budakujud ja need muud kujud, mida IKEA-s saab täitsa endale koju osta ja ma näen, ma liigun ringi, ma olen isegi Saaremaal näinud, inimestel istuvad need budakujud välisukse taga ja kaitsevad nende kodu. Need kivikujud, mis on masstoodanguga tehtud, kui nad oleksid, nii kui öeldakse, ja teate, mis nad meile ütlevad, need kujud? Sööda mind. Ebajumalad. Sööda mind, värvi mind uuesti üle, pühi tolmu mu pealt. Ja inimesed kardavad neid. Panevad mõned nii sinna riiuli peale ja siis kummardavad ja oi. Esimene asi, kui mu kodu põlema läheb, ma võtan selle mingi ebajumala sealt kaasa ja jooksen toast välja. Aga me räägime terve mõistusega inimestest, eks ju? Aga kellele sa kuulud? No jah, aga vaata, aga siis, kui sa mõtled praegu, et ta kardab mingit kuju, kas on ta mõistus kinni? Jumal teeb su vabaks nägemaks ka neid asju. Ja mulle tundub, et tõesti mõni on nagu kinni, et Jeesus ütleb ikka, ma tahan, et isa saaks austatud minu läbi. Ja isa ütleb, mina austan oma poega, hinnake mu poega, kiitke mu poega. Jeesus ei tule, kiitke ülistage mind, tead, kiitke, ma olen väärt seda. Ei, ta ütleb, tead, ärge tooge isegi ohvreid mulle, kui teie süda ei ole kaasas, jätke järgi. Ma ei taha neid silmakirjatsus asja. Ja nii, ma kohe. Teate meil erinevad selle aja jooksul, kui mina olen Jumalat teinud, ma olen mõnes koolis ka õppinud ja sealt siis nad ütlevad niimoodi, et Jumalat on proovitud teha niimoodi, et tead, osad räägivad Jumalast sellised, ta oli kunagi Jumal, tegi kõik valmis, nagu Šveitsi kell töötab ja siis ta on kuskil ära ja sina vaata ise, kuidas sa endaga hakkama saad. Olete kuulnud üks? No näed. Nii, või mõni ütleb, et Jumal on ainult kurjus, ainult nii kui sa tead, natuke komistad, oi, sa oled seda hommiku palve võtta, aga saad jälle vastu neid luupekseid. Mis olgu siis? Mina olen Jumal. Ei ole meie Jumal selline. Kust me oleme võtnud need igased väiklused? Ma ütlen, kõige selle tobeduses inimesed on indulgentse müünud, surnud inimeste luusid müünud. Kui auline, sellest tulebki su päästeve. Terve klooster, too aeg oli. Üks inimene arvas, et ta võtab nüüd ja teeb sellest mingi lisaõpetuse. Kui palju seda on tehtud? Aga lõpuks nad teevad ikkagi seda, mida nad tahavad. Nemad teevad, aga kas nad siis kuuluvad ka Jumalale? Siin on jälle see asi, et
Teate, mis inimesed veel teevad? Nad ütlevad, eriti praegu on kuulda, no kus see Jumal siis on? Nii palju sõdasid on, nii palju aborte on. Kes neid sõdu peavad, Jumal või? Kes neid aborte teevad? Need on inimesed ju. Ja nii nagu midagi raskeks läheb, me kohe, aga kus see Jumal siis on? Ennem seda teda vaja ei olnud. Ja ma ikkagi kõige selle ajal ütlen, kuidas see Jeesus saab olla nii õrn, nii alistanud, kui tema käis mööda maad ja jutlustas, siis ta oskas minna selle abielu rikkuja naise juurde ja öelda, visake teie esimesena. Ta oskas täpselt nagu naelapea pihta. Ta tõesti, ta mõistis nagu, kuidas see armastus toimib. Nii et tegelikult me peaksime ka kristlastena, ka koguduse liikmena mõistma seda, et ta tahab meid armastada, aga tead, me ei luba tal ennast armastada, tead miks või? Sest me tahame täiuslikuks ennast teha, me tahame ennast ise kogu aeg muuta. Me kogu aeg, mul on see veel puudu ja see on mul vaja, vasak jalg on mul veel vaja pikemalt kasvatada ja parema külje pealt on vaja voldid ära saada ja no tead, siis mul on nahk hakkab juba ära vajuma, tead, siin nende aastatega. No ma saan ju vanemaks, eks ju. Teate, me oleme vahest nagu ei oleks mõistust. Ma olen ju ometi arukas. Ma mõistan, ma annan endale aru. Ma olen tark ja arukas inimene. Ma tegelen asjadega. Tead, ma kuulsin ühte tunnistust, kuidas Jumal mingi konverents oli ja seal oli üks niuke priske naisterahvas ja ta hüppas seal ülistusteenistusel. Ja siis keegi teine profeteeris talle, läks ta juurde ja lausa, Jumal käskis lausa mikrofonis tal seda öelda, ütle selle naisele, et mulle nii meeldib, kuidas ta mind ülistab ja hüppab. Aga see oli suht korpulentne naine. Ja tead, Jumal vaatab meie peale hoopis teistmoodi, kui meie ise enda peale vaatame. Me tahame kõik nii täiuslikuks. Kus on see inimlik täius? Kas sa üldse tead, mis asi on täius? Kui me ükskord jõuame sinna taevasse, siis niuke tunne mulle, vahest ma tunnen, mul on jääb nagu kujutlusvõimest puudu, et need, kes AI-ga teevad neid piiblilugusid seal internetis, oi, kui tore, mul silmavaade läks nagu laiemaks, nad avardusid, ma ei oska nagu ise välja mõelda, ma ei oska nagu ise seda ette manada. Kuigi Jumal on ka üleloomulikult näidanud meile teatud asju. Niisiis, tead, usk ei liiguta Jumalat, vaid usk on, et Jumal on selle kõik mulle kinkinud, mis ta on kinkinud. Ta ütleb, ma maksin oma vermetega seal risti peal. Küsi seda ja teate, kas alasti juhtub nii, mida ma küsin? Ei juhtu, aga teinekord juhtub. Aga Ustav ja Truud või see, et tead, tuleb sul meelde kadunud poegade lugu. Üks ütles teise kohta niimoodi. Tead, kui keegi on kaine ja näeb purjus inimest, siis ta kindlasti arvustab seda purjus inimest. Eks? Aga purjus inimene ei arvusta kainet inimest. Ta ei ole üldse teemas. Ja kui me maitseme oma Jumalat, siis siuke tunneme, oi, ta on nii patune ja ta on nii patune, kui ma temaga siin ühe laua taha istun. Oi, ma saan kui ise patuseks. Ei saa. Nii. Jumala sõna ütleb selle kohta niimoodi, aga kui see poeg, kes su vara on hoordega nahka pannud, kes seda rääkis? Seda rääkis see poeg, kes oli kodus, kes oli iga päev isa juures. Tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmustada, sest su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning on kadunud ja on leitnud. Ja teate, nii lihtne on seda teada, mis Jumal ütleb, ta meile jätnud püha vaimu. Mismoodi? Kas püha vaim tahab meile rääkida, mis on Jeesuse saladused, mis on ju, jah, tahab. Küsima peab. Ja palju muudki tahab. Muudki just. Ja kui tema tõevaim, Johannese 16, tuleb ja juhib teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Tead, mulle nii meeldib see perekond, see isa, poeg ja püha vaim. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Ja
tead, kui Jumal oleks nii nõudlik, nagu me ennast oleme mananud selle pildi, siis ma arvan, et kui sa 7 aastat Jumalat teenid ja üritad olla tubli ja hea, siis tegelikult ma arvan, et sa annad alla. Ja paljud ongi alla andnud, sellepärast, et nad teevad seda lihas. Tead, mina julgen täna väita ja sulle ka öelda. Usk on midagi kerget, kui ta on tõe sees. See näide kuulub nüüd ühele Jumala sulasele Sergei Lukjanovile. Tema rääkis niisuguse loo. Ma tean ise, ma olen ka inimeste pärast palvetanud, et püha vaimuga ristitud saaks. Seal on 2 aspekti. Seal on üks aspekt on see, et see, kelle pärast sa palvetad, ei usu. Ja vahest on nii, et sina oled nii usklik, tead, mitmed tunnid palvetad ja hakka nüüd rääkima ja teine ei hakka kuskil rääkima. Ja siis lugu elust enesest, no vaata, Jumalaga juhtub ka asju, kui meil ei õnnestu. Me teame, et see on Jumala poolt meile antud. Ta ütles, et ta oli koguduses ja oli üks aeg, ta oli juba saanud päästetud, nii et nüüd oli vaja saada püha vaimuga ristitud. Ta ütleb, et ja see õde muudkui palvetab ta pärast ja ei lõpeta. Tead, juba inimesed tahavad koju minna, ülistajad juba, tead, punt on väiksemaks jäänud ja tema aga muudkui ikka palvetab. Ja tead, lõpuks see Sergei ütles niimoodi, tead, ma ütlen mõned sõnad ise. Siis ta jätab mu rahule, eks ole, et läheb ära koju. Siis ta ütles sellised sõnad, ljumnina ljumnene. Ja tead, ta ütles, ta tajus täiesti, kuidas saatan jooksis nagu põlvetõste jooksuga tema poole ja küsis talle niimoodi, Turina Turene, nagu Turatšok, eks ole, Turina Turene. Kas sa kavatsedki nüüd palvekeeltes niimoodi palvetama hakatagi? Ta ütles, mina ei tea, hakkan jah niimoodi palvetama. Ja ta ütleb, hommikuks, kui ta oma koju jõudis, ta ütleb, et ma olin nädal aega niimoodi palvetasin keeltes, et teised hakkas muidu, kuule ole nüüd vait, ta oli loengus, ta oli bussis, ta oli trammis, igal pool, ta ütles, ma olin nagu traktor, vurasin, mul ei lõppelt see voog minu seest ära. Ja tihti on see, et ta ütleb, et ma olen sinu isa. Ja kui isa käest küsib laps, kuule, isa, ma tahaks kuljassi saada, kartulit ja kuljassi. Ja ütleb, jaa, laps, võta. Laua peal, selleks tuleb ju võtta, eks ole. Isa, ma nii tahan kartulit ja kuljassi. Võta, kullakene. Ja siis ta teed pika palve, 3-4 tundi. Isa, ma tahan kuljassi ja kartulit. Kuule, võta. Ja siis lõpuks küsib, isa, miks sa mulle ei andnud? Kullakene, mina ei tea, miks sa tõmbled niimoodi. Ma ei tea, miks sa ei võtnud, see oli kõik sul valmis pandud. Ma ei tea, kas ma tegin nüüd õige näite. Mulle tundub, et vahest me kisendame, küsime Jumala käest miksed asju niimoodi umbes, et ta ütleb, et ma olen sinu isa, ma tahan sulle anda, ma tahan sind õnnistada. Üks niisugune tore näide selle kohta, et see on nüüd ühest pastorist, ma lugesin ise seda lugu. Ja see pastor ütleb, ta tuleb koju, mina ei tea, kus ta siis iganes oli, seda seal loos ei olnud kirjas, ta tuleb koju ja näeb, tal kodutoa aknas on tuled. Mõtleb, kas ma jätsin, et tuled põlema kodust ära läksin, eks. Astub tuppa sisse ja toas seisab Gabriel. Peaingel Gabriel ja ta ütleb, tal oli oma maja, nii et tal oli aknad näha, niisugune panoraamvaade oli sealtpoolt, oli näha sealtpoolt. Ja siis ta läksid silmad lahti ja ta nägi, et inglid olid õue peal, inglid, ja juba nagu ütleme, nagu panid juba, kes pani relvasid juba tagasi selga, kes pühkis oma riideid ja ütleb, et kas te tõesti tulite minu palve peale? Ütleme siia. Ei, kallikene, kui me oleks sinu palve peale siia tulnud, siis me oleks hiljaks jäänud. Saatan tahtis rünnata väga sind ja sinu peret. Aga me tulime varem valmis. Tihti me mõtleme, et kui ikka mina palvetavad, siis ikka juhtub, eks. Tead, vahel tõesti, ma usun, Jumal on öelnud, kutsunud, tulge ja palvete igal ajal. Aga tead, Jumal on ka oma sõjaväed saatnud välja meie pärast. Nii et tead, me peaks rohkem usaldama Jumalat. Ja kui ma täna küsin sinu käest, et kas sa selle jutluse lõpupoole oskad juba tõdeda, mis sa selle peakirjaks paneksid, aga mina tahan lõpetuseks veel öelda niimoodi, et ma arvan, et Jeesus tahab, et me oleksime rõõmsad.
oleksime lihtsalt rõõmsad. Nii nagu ta ütles selle priske proua kohta, oi, kuidas mulle meeldib, kuidas tema mind kiidab ja hüppab. Kui ühel on liiga lühikesed jalad, teisel liiga pikad jalad, üks tahab, et tal oleks jalad hakkaksid juba kaela juurest peale, mis iganes. Ja kui me nüüd niimoodi mõtleme, et tead, meid vahest ei teagi, mis on see ilu mõõde. Oleme rahul sellega, mis Jumal on meile andnud. Just, olemegi täiuslikud. Aga ma olen ju terve elu sellega võidelnud, sest ma olen arvanud, mina olen süüdi, ma olen oma täiuslikkus ise rikkunud. Nii, ja tead, Jumala sõnast on isegi öeldud, sinu lapsed, oi, ma ei näe, et midagi juhtub. Aga Jumala sõnast, sinu lapsed on pühitsetud sinu läbi, sinu abikaasa, kui sina oled kristlane ja mees ei ole, siis sinu abikaasa on isegi pühitsetud sinu läbi. Ta ütleb, et vaata neid, kes sinuga võitlevad, neid, kes on minuga, on palju rohkem neid, kes on sinu vastu. Ahaa, see on Jumala sõnas ju kirjas, et me justkui nagu ei usalda seda. Ja mul ei olegi sulle rohkem midagi öelda, vaid kas sul on praegu mõtteid, mida sa võid öelda, et mis võiks selle jutluse pealkiri olla? Jumala imelised ainult. Väga hea. Et kas keegi tahab veel öelda, mis ma siis pealkirjad Jumala imelised annid, kui see nii kõlas, mina mõtlesin, kuidas ta küll on nii õrn. Vaata, kui ma mõtlen seda Jeesust, eks ju. Ikka ta juhib meid, ikka ta suunab meid, paneme puusse, tuleb jälle oma armastusega. Nii et Jumala imelised annid, ma olen täiesti nõus sellega. Nii, aga olge õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel. Ma tänan, Isa, igat ühte, kes kuulab praegu ja kes kuulab järele. Ma lihtsalt kuulutan, Issand, tee oma tütred ja pojad, tee oma kogudus vabaks ja rõõmsaks. Issand, las me tõesti saame täis sinu püha vaimu. Issand, me ootame, igatseme sind. Me ei ole nõus, me oleme läbi käinud juba 35 aastat, keegi 30 aastat, keegi võib-olla pisut vähem. Aga Issand, sina oled meie jõud ja tagatis. Sina oled meie kindel lootus. Me usaldame sind. Me lõpetame ära selle, nagu öeldakse, tohutu siplemise ja püüdmise. Me usaldame sind. Ja Issand, ava meie silmad, ava meie kõrvad. Ava kõik need võrgud, mille sisse me oleme kinni jäänud. Issand, me tahame tõesti olla nii rõõmsad, nagu oli Jooso ja Kaalep, kes ütlesid, ma isegi ei märganud neid hiiglasi, kes mu tee peal ees seisid. Me võidame. Issand, me kuulutame selles paigas, me võidame. Jumala au saab siin ilmsiks. Aamen. Aamen.